head Eesti Vabariigi 102. aastapäeva, mida mina võtan siin kuskil Lõuna-Eesti metsade vahel vastu. Siin on üks väga ilus kaasik, väga maagiline ja mõtlesin, et siin on kõige sobilikum koht Eesti riigile palju õnne soovida. Ja kui Eesti riik sai 95, siis oli siuke kampaania, et tehke üks pilt kuskil ja siis tehke 5 aastat hiljem ka pilt. Nad olid vastavalt siis 2013 ja 2018. Ja ma tegin need pildid kuskil siseruumides või linnas. Ja siis nende piltide vahel nagu keskkonnas väga suurt erinevust nagu ei olnudki. Oleks võinud teha kuskil metsas. Sest nüüd ma olen paar aastat tegelenud siis keskkonnateemadega ja ma alustasin põlevkivi teemaga, sest see tundus 2 aastat tagasi üks kõige olulisem teema. Oli üks rahvaalgatus, kus ma üritasin aidata inimestel korjata allkirju, et riik hakkas arutama seda, kuidas väljuda põlevkivist. Ja nüüd 2 aastat hiljem on juhtunud nii, et see teema on kuidagi läinud väga populaarseks ja tegelikult väga ajakriitiliseks, et me oleme juba hiljaks jäänud sellega, et sujuvalt väljuda. Me peame nüüd väljuma juba suhteliselt kiiresti. Ja tegeledes energeetika teemadega ja kliimateemadega, siis tuleb välja, et kui me vaatame Eestit, siis võib-olla üks suurimaid asju, mida me saame teha, mis kõige suurem asi lisaks põlevkivile, on meie metsade hoidmine. Ja seesama kaasik siin minu selja taga on väga hea näide siuksest just nägi metsikust metsast. Ja siuke metsik mets on see, mida meil on vaja minnes edasi siin maailmas, kus me praegu oleme ja elame. Ehk siis selle video mõte on tegelikult ühest küljest soovida palju õnne kõigile, kes seda videot vaatavad, ja teisest küljest kutsuda teid ka nii-öelda järelpeole. Et kui täna on 24. veebruar, siis varsti on 21. märts, mis on ülemaailmne metsapäev ja selline päev, kus Tallinnas toimub näiteks üks meeleavaldus, Eesti metsade päästmise aktsioon nii-öelda. Sest mida me näeme viimastel aastatel on see, et sellisest metsikust metsast jääb alles järjest vähem ja siin asemele tuleb selline mets, mida on väga raske nimetada metsaks. Ja seda võib olla raske isegi kuulda siin, sest ma nüüd olen ühe platsi peal, kus seda metsa on õite vähe. Ja miks ma alustasin põlevkivi teemast oli see, et kui ma saatsin oma sõpradele siis neid kirju, et kuule, kas te allkirjastaksite seda rahvaalgatust, siis paljud ütlesid, et neil pole aega süveneda, nad ei tea sellest teemast midagi, nad ei julge allkirjastada või siis, et Eesti riigil on kõik kontrolli all. Ja nüüd 2 aastat hiljem on selge, et asjad nii ei ole. Ehk siis ma tean, et metsateemaga on täpselt samamoodi ka mul endal, mida ma tean metsandusest. Aga ma olen lugenud, ma soovitan ka teistel lugeda, kui vähegi aega on. See on siukene vabariigi aastapäeval tasub meenutada, et see on siukse kodaniku tüütu kohustus on natuke hoolida ka sellest, mis tema ümber toimub. Et lugege, uurige, usaldage inimesi, kes teie arvates on usaldusväärsed ja tulge ja näidake, kas teile meeldib see mets, mis oli enne minu kaadris või see, mis on praegu. Ja uskuge, et sellest on kasu. Ma käisin hiljuti just Brüsselis rääkimas siis inimestele, kes peaks olema väga suurte otsuste juures ja nemad ütlesid ka, et meil on vaja rohkem kodaniku aktiivsust, sest kui seda ei ole, siis jääb peale tööstuse lobi, mis ütleb, et selline mets on väga ilus mets, vaadake seda metsa. Ja iga talupoja mõistus ütleb, et see ei ole mets. See on kurb lihtsalt. Ja ärge uskuge seda lobi, mis ütleb teile, et me tahame, et kõik mets jääks ainult puutumata. See ei ole nii.
minge selle 21. märtsi ürituse lehele. Selle nimi ongi, kui ma ei eksi, Päästame Eesti metsad. See peaks olema leitav üks manifest, kus on kirjas, mis on nõudmised. Need nõudmised on väga mõistlikud. Neid nõudmisi on kooskõlastanud eksperdid. Ja kui te nendega nõustute, siis tulge ja näidake seda. Sest järgmised 100 aastat Eestis peaksid välja nägema nagu selline ilus sinine ja must ja valge, mitte selline mülgas. Ja kui te enne kuulsite võib-olla seal teises metsas illusat linnulaulu, kuigi on veebruar, siis siin platsi peal ma ei kuule praegu mitte midagi. Eks need teemad on palju laiemad kui see, et kas meil on küttepuud või meil ei ole küttepuud. Teemad on elurikkus, mullastik, kliima ja palju muud. Ja muidugi kogu see kultuuriline pool. Et kas Eesti on siis metsarahvas või me oleme siukene karikapitaliste. Et kõik need suured teemad jooksevad meil igapäevaselt meediast läbi. Aga kui me ise ei reageeri, siis nad sujuvalt lähevad meist mööda. Ühel päeval sa avastad, et sa ei saagi teha enam videot, kus sa oled metsas ja tervitad Eesti Vabariigi aastapäeva, sest metsa enam ei ole. Või see mets ei ole metsa nime väärt. Nii et veel ei ole hilja, aga väga kiire on, nagu ütleks Aveliina Helm. Ja loodan, et kohtun paljudega teist 21. märtsil. Head aastapäeva!